Peale seda olime Leida Laiusega teinud 3 dokumentaalfilmi koos. Meil oli väga hea omavaheline arusaamine, klapp ja usaldus. Noorsoromaan Kasuema ilmub 1963. Raamat muutub kohe väga loetavaks. Juba mõni aasta hiljem jõuab Kasuema ekraniseeringu kavatsus Tallinn filmi temaatilisse plaani. Läheb 20 aastat, enne kui viimaks Leida Laius hakkab valmistuma Silvia Rannamaa teose kinolinale toomiseks. Moskva stsenaristilt Marina Šeptunovalt tellitud käsikirjas Mängud kooliealistele lastele on algupärasest tekstis säilinud vaid mõnede tegelaste nimed ning peateema. See on ilma vanemateta kasvavate laste valusad katsumused iseenda ning maailmaga toimetulekul. Ometigi seal oli olemas selle Kasuema. Inimlik plaan oli kõik olemas, põhilised inimlikud jooned olid samad, kuid need noored inimesed olid äkki 84. aasta inimesed. Nad ei olnud 63. aasta inimesed. Ja siis tekkis Leidal ka täiesti selge arusaamine, et teha seda skeemi täpselt romaani järgi ei ole mõtet. Sest peale teist maailmasõda siis oli lastekodudes põhiliselt lapsed, kes olid kaotanud vanemad kas sõja tõttu, jäänud üksikuks ja ühesõnaga niisugused välised mõjurid olid neist teinud orvud. Aga 80 aastate keskel oli suur enamik lastekodude ja internaatkoolide lapsi hoopis teistel põhjustel sinna sattunud. Inimese sünd ei lõppe sellega, et ta lihtsalt tuuakse maailma, vaid need kohustused inimese ees jätkuvad edasi perekonna näol, keskkonna näol. Meie film õieti räägib sellest, kui suur vastutus on meil kõigil selle ees, missugune on meie homne päev, missugune on meie homne inimene. Koolilaste mängude filmivõtted algavad 1985. aastal. See on põnev ajajärk, mil Nõukogude Liidus hakkavad aset leidma saatuslikud muudatused. Paljud filmitegijad lähevad niinimetatud uutmisega lennult kaasa. Üks stsenaarium oli Moskva jaoks ja see siis kinnitati ära Moskvas. Ja meie tegime nii, nagu ikkagi me õigeks pidasime. Kui oli ära kinnitatud stsenaarium, siis me otsisime üles hästi kauge lastekodu, mis on Tilsi lastekodu Põlva maakonnas, kuhu ei vii ühtegi asfaltteed, kuhu ei vii ühtegi raudteed, mis on pärapõrgu. Et me saame seal olla ilma Moskva kontrollideta. Valitud sündmuskoht ning võttepaik, reaalselt tegutsev Tilsi lastekodu, samuti selle kasvandikud, keda kutsutakse filmis kaasa lööma, inspireerivad filmiloojaid kunstiliste lahenduste valikul. Algul me Leidaga tahtsime kõiki lastekodu lapsi võtta rollidesse, ainult ehtsaid lastekodu lapsi. Kuid proovide käigus selgus, et neil oli nii palju häiritud psühholoogiline tasakaal, et nad ei suutnud keskenduda kauaks. Me isegi filmisime juba päriselt. Vist oli 4 päeva võtteid meil, kui me otsustasime Leida Laiusega, et nii, nüüd tõmbame piduri peale ja oleme sunnitud otsima ikkagi alge näitleja. Tema hääl mõjub mulle nagu... Hakkas ühe teise muraste lastekodu poisiga. Ja esimesed kaadrid sai filmitud ja siis mõlemad nii Leida kui Arvo ütlesid, et see poiss ei pea lõpuni välja. Ja siis võeti kähku Hendrika asemele ja tehti uuesti kõik otsast peale. See vasta. Tummaks jäida. Või et ongi parem kui jäid. Omal parem. Muidu ütled midagi saati. Ka see oskus, mis mina endaga kaasa tõin, oli ka seal filmis suureks abiks ikkagi, et ega Arvo Iho oli ju põhiliselt ikkagi nagu olnud ju kaameratagune mees ja ega tema ausalt öeldes selle näitlejate juhtimisest teadis veel vähem kui mina. Naerata ometi on Eesti filmiajaloos üks väheseid linateoseid, kus kõiki tähtsamaid rolle täidavad lapsed. Peaosaliste kandidaate on otsingute alguses rohkem kui 600. Mari osa ja Kertu osa on siis ehtsad põlvatüdrukud. Kuule, Kadri, siin paluti väga minna sooni. Miks? Üks poiss sind väga tahtis. Ma ei lähe.
palun mine, Kadri. Ei. Praktiliselt oli juba kõik paigas, kui siis järsku tulid Arvo ja Leida, et nüüd me leidsime, nüüd on Mari, nüüd on õige tüüp, on ju. Ja siis istusime tuppa, ajasid nagu juttu, tüdruk ei vaata otsagi. Mõtlesin, mis mõttes, et noh, see on nüüd siis see Mari, kõik teised Marid olid hoopis teistsugused. Kui me siin proovisime mingeid erinevaid stseenisid läbi teha, siis kuidagi nagu häbelik ja arglik, aga nagu mängis ja et noh, saa öelda päriselt nagu niisugune, et noh, oskamatu oleks, aga kuidagi ma olin nagu täiesti üllatunud, et kuidas, et mis nende arus oli. Filmi tegemise käigus muutus avatuks ja kas hoopis teistmoodi mängib. Ma olin nagu pettunud, aga pärast oli väga lahe. Ma olin nagu, nägid ise seda arengut. Mina ei olnud temast üleüldse arvanud või midagi taolist. Et ma mõtlesin, et see kõik on ju mäng, tähendab, et ta tuleb et see nagu tehniline, aga samas mõjub kuidagi jõle ehedalt. Mul oli endal nagu selles mõttes õudselt huvitav. Sisuliselt otsisime me sellised lapsed, kes endas kannavad neid karakteriomadusi ja neid jooni, et nendel, mis tegelikult nad toovad ise ennast filmi üle. Harjutussüsteem oli selline, et Leida Laius käis nendega teksti läbi eelmisel õhtul. Ja sellel päeval, kui me pidime filmima, tegin mina proovi. Mitte enam ei rääkinud sõnadest, vaid me käisime läbi misansseeni. Leida, kes nagu väga põhjalikult ja emalikult asju seletas. Ja Arvo, kes oli selline, kuidagi selline, teeme nüüd niimoodi, teeme teistmoodi, lähme sinna, teeme nagu hirmus hakkaja. Selle hingelisema poole ja sellise nagu õrnema, see sai nagu Leidaga siis nagu läbi räägitud, et mis seal kõik peab olema. Ta oli nagu väga stsenaariumi truu või see stsenaarium, mis nagu ees oli, et selle järgi pidi tegema. Need olid tegelikult üsna väsitavad jutuajamised meile kui lastele. Alati, kui ta rääkis, siis ta tegi alati niimoodi. Sina kõne juurde käis ta selline. Et oli nagu näha, et ta suga räägib, aga tegelikult tema kuskil kuklas on hoopis teine asi, mida ta mõtleb paralleelselt ja mis on talle väga oluline ja millega ta tahab lõpuks sinuni jõuda. Siis me Arvo Ihoga eraldusime nagu oma ette ja hakkasime siis mõtlema seda, et niisugune vorm sellel sisul siis nüüd nagu peaks olema. See kõik pidi olema mehe, et Arval oli see, et peab olema mehe, ei saa nii, et mängi. No meist pole keegi näitleja peale Hendrikul. Leida nagu usaldas Arvot ja meid noori inimesi ka, sellepärast, et noored teevad ikka ise, mis keeles nad tahaksid oma tundeid ja reaktsioone väljendada. Leida Laiusele on see juba 5. täispikk film. Kogenud operaator Arvo Iho katsetab esmakordselt kaaslavastajana. Tõnu Virve oli kunstnik ja Tõnu Virvega me otsustasime, et okei, et see on niisugune terav, valus lugu, et siin peab ka pilt olema, mitte ilupilt, vaid nagu dokumentaalfilmis teraline, võiks öelda, ei ühtegi sümmeetrilist kaadrit, ei ühtegi tasakaalustatud seisundit, kõik peab olema nagu paigalt nihutatud. Tõnu Virve, mina ja Marina Šeptunova, me olime radikaalsemad. Leida oli alalhoidlikum ja ilmselt seal tekkis niisugune just hea koostöö selles plaanis, et me leidsime mingisuguse tasakaalu. Igal pool me püüdsime toonitada just selle riikliku institutsiooni, kõledad seinad, trellid kohati akende ees. Niisuguse vangla tunne, sest ega Nõukogude lastekodu ei olnud üks kaunis ja armas koht. Ja me toonitasime seda igati ka valgustamise ja filmimise maneeriga. Näiteks peale seda, kui Mari võtab endale sisse kamalutäie unerohtu ja on surmaserva peale, ta tõmmatakse surmasuust välja. Selle pildi loomiseks ma kasutasin Vene sõjaväefilmi. Seda filmi kasutas Vene sõjavägi aerofotograafiaks ja spioonivõteteks, mis oli kõrgema tundlikkusega, eriti hea teravusega ja vastavalt filtrite valikule ma sain muuta värve.
kui mingit rolli teed, sa pead saama nagu olla tegelikult ikkagi nagu hästi naturaalne sina ise. Nii kui sa hakkad pingutama, nii ka hakkab see vaataja ennast pingutama. See peab tulema niimoodi orgaaniliselt läbi sinu. See kitarr oli üks osa minust ja selles rollis ma arvan, ta väga oluliselt nagu toetas minu rolli ka. See episood, kus ma seda kitarri mängin nii metsikult ja vabalt ja siiralt, nagu see moment seal just parasjagu oli, et just seda on millegipärast mulle nagu ülejäänud elu on paljud öelnud, et jube kihvtilt mängisid seal. Ei, ma lähen parem ära. Ära nüüd mine selle pärast, kuuled. Ära mine. Sa lähed aurit tantsima. Selle filmi võtteplatsil on muusikal tähtis osa. Ma mängisin maki pealt ette muusikat ja olid põhiliselt Bob Dylani laulud ja Janis Joplini laulud. Kui oli niisugune teravam ja närvilisem ja agressiivsem stseen, siis oli Joplini muusika ja kui oli näiteks tantsusseen või kus käis niisugune väike marineerimine käis noorte vahel, siis oli Bob Dylani ja see on isegi filmis sees. Muusika toetas nagu Mari rolli just sellega, et kogu aeg oli nagu mingi teine maailm, mina ja maailm. Et küsimus mina ja maailm. Et see on ikka väga terav küsimus ju seal filmis. Naerata ometi valmib niinimetatud avalikustamise ajal. See on aeg, mil Nõukogude Liidu kinokomitee senised käsud ja keelud kinofilmidele päriselt justkui enam ei kehti. Aga ka uued reeglid, mida võib filmides näidata, millest tohib kinos rääkida, pole veel kaugeltki selged. Moskva kinokomitee, kui me käisime Leidaga esimest korda näitamas seda filmi, andis kokku 12 parandust. 12 parandusest me viisime sisse 5 parandust. Kõige suurem oli see, et 6 minutit oma kohus lendas filmi algusest välja, koolidirektori karakterit muudeti pehmemaks, inimlikumaks, ta ei olnud niisugune pugeja, et ilma seebita läheb kuhu vaja. Miilitsate tekstid sai ümber tehtud. Muidugi oli suur jama oli selle stseeniga, kus väike laps on trumlis. Kertu pesutrumlis. See on Eesti filmiajaloo vapustavamaid episoode. See stseen pärineb Rakvere internetkoolist. Ma nägin seda ise, kuidas plikad panid teise tüdruku trumlisse, aga seal oli vertikaalne suur trumm, nii et ta pöörles seda pidi. Roni välja siit! Sa ei ütle, jah? Ei ütle! See oli stseen, mida Leida väga kartis teha. Sest et kuidas ta võimalik on teha, et see tuleks ohutu ja et üldse, et kas see liig ei ole. Üks ainus kord me tegime nii, et Lauri Aaspõllu keeras 3 korda seda trumlit ja 2 kaamerat filmisid erinevate kiirustega. Üks võttis 8 kaadrit sekundis, siis see pöörlemine oli niisugune, eks ole. Ja teine võttis 16 kaadrit sekundis, siis oli vahepealne, aga palju kiiremad kui loomulikud. Siis oli stopp ja siis, kui Melita võtab Kertut sealt välja, siis enne seda võtet ma võtsin ära need 3 sametist patja ja kui see alasti laps, kellel oli siis Krimmiga tehtud verejäljed õla peale, võetakse sellest terasest üsast välja, siis ma meelega panin selle terasüsa läikima. Eraldi valguse panin sinna, et ta läigiks ja oleks eriti jube. Nii et see on petukraam, nagu ikka ohtlikud asjad tehakse kinos. Ega siis kedagi ei tohi ohtu seada. Üks toimetajatest küsis, et austatud Leida Richardi tütar, mis on vahepeal juhtunud? Te olete alati teinud tasakaalukaid klassikalisel kirjandusel põhinevaid filme, mida on meeldiv vaadata. Aga nüüd te äkki toote meile mingisugust dünamiidi, mis on täis rockmuusikat, džässi, kraapivaid kujutisi ja noorte agressiivsust. Mis on juhtunud vahepeal teiega? No ja siis Leida natuke punastas ja ütles, et on juhtunud see, et siin on üks noor meesterahvas kõrval, kes on ametlikult operaator, aga et tegelikult on seal filmil 2 režissööri. Õnneks oli poliitiline situatsioon muutunud Venemaal, Nõukogude Liidus ja juba selline asi oli nagu oodatud. Naerata ometi esilinastub jaanuaris 1986. Teosele saab osaks laialdane vastukaja.
Elavalt analüüsitakse nii hästi Leida Laiuse ja Arvo Iho töö filmikeelelist uuenduslikkust kui ka selle olulist panust sotsiaalsete valukohtade avamisel. Eesti 3. filmifestivalil pärjati peapreemiaga Leida Laiuse ja Arvo Iho film Naerata ometi, kuid preemiaid jagus mujalegi, Nukku ja joonis, tele- ja muusikafilmile, ka tõsielulugudele. Ühe aasta jooksul seda filmi Nõukogude Liidus 11,5 miljonit inimest vaatas. Ja päris naljakas oli see, et siis 1,5 aastat peale seda, kui film pandi riiulisse esialgu, me saime Nõukogude Liidu riikliku preemia kui parim noorsofilm. Naerata ometi on esimene Eestis tehtud mängufilm, mis 1987. aastal jõuab Berliini rahvusvahelise filmifestivali noorteprogrammi. Filmi pealkirjaks välismaal määrab ekspordiagentuur Sov Export Film teismeliste mängud. Seda vaadatakse väljaspool Nõukogude Liidu piire suure huviga. Naerata ometi linastub Prantsusmaal ja Soomes. Filmitegijaid kutsutakse korduvalt ka niinimetatud sotsialismimaadesse. Ma käisin selle filmiga üks kord Ida-Saksamaal. See oli ikka vägev. Meil oli sel ajal kõik need vabaduse tuuled ja perestroikad aga seal see Honeckeri maailmas oli ikka asi oli väga teistmoodi. Meid viidi siis nii-öelda igasugustesse tehastesse ja tootmisettevõtetesse töölistega kohtuma ja seal alati oli Honeckeri pilt oli seina peal ja kui me hakkasime seal rääkima mingisugust sihukest, meil Eestis on seal sihukene nagu vabaduse tuuled ja me tahame nagu Nõukogude Liidust eralduda. Sakslased muutusid kohe lähme nüüd selle filmi juurde tagasi, tähendab, ja nihukene hirm, ma nägin teda, isegi ma Venemaal polnud nihukest sabinat kohanud kui sakslaste puhul. Muidugi Venemaal võeti see film väga hästi vastu, aga minu meelest Ida-Saksamaal keelati see film üldse ära. Miks just Ida-Saksamaal? Põlvamaal Tilsis on lastekodu ka praegu. Veerand sajandit pärast seda, kui seal vändati Eesti filmiklassikaks saanud linateos. Leida isiksusena minu jaoks ja väga oluline on olnud kogu elu. Ma palju tema peale mõelnud. Kui ma olen mõelnud, et minul momendil on praegu mingisugune võib-olla keerulisem loomeprotsess käsil, et siis Leida tuleb mulle meelde. Et kuidas neid asju nagu väärikalt üle elada ja väärikalt välja kanda ja mis siin elus kõige tähtsam on, et tegelikult on ju ikkagi see sinu enda sisemine kodu. Et seal peab olema kord ja võt selles oli Leida nagu tõesti väga tugev. Ja siis Leida hästi säravad silmad. Tema silmades oli selline sära vahest nagu selline tunne nagu vaata töö taevasse ja kirkas see taevasse ja säravad tähed vastu. See on mu elu üks kõige tähtsamaid filme.